Liitlased Eestis. Eesti riigikaitse püsib kahel sambal. Esimene on iseseisev ehk meie enda kaitsevõime. Teine aga NATO kollektiivkaitse. NATO liikmete territooriumi kaitstakse üheskoos liitlaste ühisel otsusel. NATO on idatiiva riikides ja Läänemere piirkonnas suurendanud liitlasvägede osakaalu, et kindlustada julgeolekut ning tõhustada tõkestusheidutust ja kollektiivkaitset. Liitlasvägede sõjaline kohalolek Eestis kannab tugevat poliitilist sõnumit ning on võimaliku agressori jaoks reaalne heidutus. Tänavu esimesel poolaastal teenib Eestis üle 2000 liitlassõduri Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Taanist. Ka Island annab oma panuse kollektiivkaitsesse. NATO kollektiivkaitseleping kinnitab Eesti kuulumist ühisesse väärtusruumi ja tagab juurdepääsu täiendavale sõjalisele võimekusele. NATO Madridi tippkohtumisel 2022. aastal teatas USA, et suurendab oma üksuste kohalolekut Balti riikides. Alates möödunud aastast on Eestis seega Ameerika Ühendriikide jalaväeüksus ja mitmikraketiheitjate HIMARS üksus, mis suurendab märgatavalt Eesti tulejõudu. Meie kaitseväelased saavad nüüd õppida lähitulevikus ka Eestisse ostetavate relvasüsteemide kasutamist. Eesti harjutab koostööd regulaarselt ka Ühendkuningriigi transpordihelikopterite Chinook, hävituslennukite Eurofighter Typhoon ning ründekopterite Apache üksustega. Liitlased tugevdavad meie lahingugrupi võimekust veel näiteks kaudtule- ja õhutõrjesüsteemidega ning äsja Eestisse saabunud Hispaania kaitsejõudude õhukaitsesüsteemiga NASAMS. NATO kollektiivkaitse käsitleb liikmesriikide õhuruumi ühtselt kaitstava tervikuna. Eesti, Läti ja Leedu NATOga liitumise päeval sai alguse ka Balti õhuturbemissioon. Missiooni raames teenivad Ämari lennubaasis Eurofighter Typhoon hävitajatega praegu Saksamaa õhuväelased ja Briti kuninglik õhuvägi. Aprillis võtavad Briti õhuväelased õhuturbemissiooni üle. Liitlased rahastavad NATO julgeolekuinvesteeringute programmi ühisest eelarvest, mis on üks 3 peamisest sõjalise ja tsiviileelarve kõrval. Programm on mõeldud taristusse investeerimiseks ning sellest on ka juba rahastatud viimase 7 aastaga 40 miljoni euro ulatuses erinevaid Eestis asuvaid taristuobjekte. Kollektiivkaitse on Eesti julgeolekule kriitilise tähtsusega. Kaitse toimimisse peame me ka ise panustama. Eesti kaitseväelased osalevad välisoperatsioonidel juba 1995. aastast ning 2023. aastal teenivad meie kaitseväelased Iraagis, Liibanonis, Mosambiigis, Lähis-Idas ja Vahemerel. Liitlasi toetades tugevdame Eesti julgeolekut ja loome turvalisema elu- ja majanduskeskkonna, kus on hea elada, õppida, reisida ja investeerida. Ja mis peamine, Eestit kaitstes pole me enam iial üksi. Vaata lähemalt kaitseministeerium.ee